Tere ilusat hommikut sulle! Siin on Sinilinnu tee vaimse tervise nõuandenurk iseenda heaks. Mina olen psühholoog, psühhoterapeut Kaidili Välb ja täna tutvustan sulle ühte sellist kasulikku nippi ja seda mõtet või seda põhimõtet rakendades võiksime me kõik elada iga päev rahu, hingerahu, rõõmuga ja mida kõike see veel kaasa saab endaga tuua. Ja selle meetodi või põhimõtte nimi või teema on siis iseenesest uudishimulikkus ehk siis uudishimu fookuse hoidmine. Et sa võid teha ühe katse, et näiteks homme hommikul ärka ülesse ja enne kui sa voodist välja hüppad, isegi kui sa ärkad äratuskellaga, et enne kui sa voodist välja hüppad, vajuta see kell kinni, võta omale hetk aega, ära hakka mõtlema kohe neid asju, et mida kõike sa tegema pead ja kui vastik on olla ja miks ma pean üldse ärkama. Väga paljud inimesed mõtlevad kahjuks niimoodi, et siruta ennast välja, võib-olla isegi ringuta ja vaata, kas või see, et vaata ennast ümbritsevat ruumi uudishimuliku pilguga, et mida põnevat ma täna siin näen. Võib-olla on valgus teistsugune, võib-olla on mida iganes, isegi kui asjad on samamoodi, et vaata, kui sa vaatad teistsuguse pilguga, siis sa näed ka midagi uut või midagi erinevat. Ja sama asja püüa teha terve päeva. See ei tähenda, et sul 24/7 see meeles on, aga iga kord, kui see tuleb sul meelde, vaata seda maailma uudishimu fookusega, läbi uudishimu prillide, läbi uudishimu prisma. Kui sul on ees mingisugune kohtumine mõne inimesega, mis põnev kohtumine, mida kõike see endaga kaasa võib tuua. Või kui keegi räägib, kuula teda uudishimulikult, et miks sa niimoodi mõtled. Ja isegi kui sa ei esita küsimusi, hoia oma peas seda küsimust. Kui sa lähed käsi pesema näiteks, võtad seepi ja hõõrud oma käed vahule, tunneta põnevusega uudishimuga seda, et kuidas see seep reageerib su käte peal, kuidas see vaht tundub su naha pinnal, kui sa kuivatad, et kuidas see rätik tundub su naha pinnal ja nii edasi, et hoia seda avatud uudishimu fookust. Mida rohkem me suudame ümbritsevat maailma vaadelda, näha, tunda, tajuda, kuulata, maitsta, nuusutada uudishimuliku olemusega, seda rohkem meil on siit maailmast avastada ja mis peamine eesmärk ei ole see, et võidab see, kes rohkem avastab, vaid seda rahul olevam sa oled iseendaga. Ja kui ei usu, proovi järgi ja anna mulle ka siin video all teada. Mina tänan sind ja kohtume nädala pärast.